Ma astun tagasi Leiboristliku partei juhi kohalt. Täna hommikul teatasin oma otsusest tema majesteedile kuningale. Suurbritannia peaminister Keir Starmer astus tagasi pärast mitmenädalasi sisemisi vapustusi valitsuses, mille tulemusel peab Ühendkuningriik viimaste aastakümnete jooksul valima juba 7. juhi. Kuid Ukraina ja Euroopa jaoks võib peaministri vahetus Suurbritannias tuua kaasa nii suuri probleeme kui ka suuri võimalusi. Keir Starmerit nimetatakse Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski üsna lähedaseks sõbraks Venemaa vastases tegevuses. Ja just Starmer koos Macroniga edendasid soovijate koalitsiooni ideed, rahuvalvajate ideed Ukrainas pärast relvarahu. Ja just nemad kahekesi ei lubanud Donald Trumpil anda Ukrainat üle Vladimir Putinile. Kuid pärast lihtsalt katastroofilisi kohalikke valimisi leiboristidele mais palusid tema enda parteikaaslased Keir Starmeril tagasi astuda. Peamine kandidaat uue Suurbritannia peaministri kohale on suur Manchesteri linnapea Andy Burnham, keda Suurbritannias on juba ammu kutsutud Põhjakuningaks. Tema jaoks korraldati parteis isegi sisuliselt eraldi valimised, et esitada ta uueks peaministriks ja leiboristliku partei uueks juhiks. Aga mida Burnham on valmis pakkuma Ukrainale ja Euroopale? Arutame seda nüüd koos. Ja kohe annan selle episoodi kohta spoileri. Lvivi linnapea Andrei Sadovoi oleks väga rõõmus sellise Suurbritannia peaministri üle. Miks on siin juttu Lvivi linnapeast ja Briti peaministrist? Arutame ka selles saates. Minu nimi on Aleksei Petsi, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja kirjutage selle video alla ükskõik milline kommentaar. Alustame siis Keir Starmeri tagasiastumisest. Täna, 22. juunil astus Suurbritannia peaminister Keir Starmer tagasi pärast mitmenädalasi sisemisi vapustusi Briti valitsuses. Küsimus, mida minu partei praegu esitab, seisneb selles, Kas mina olen selleks kõige sobivam? et viia meid järgmistele üldvalimistele. Ma kuulsin oma parlamendipartei vastust sellele küsimusele ja võtan selle vastu alandlikult. Iga minu otsus oli ajendatud selle riigi huvidest, mida ma armastan. Just sellepärast ma lahkumki. Ma ostan, ei lase maksta ja lahkuda. Täna hommikul teatasin oma otsusest lahkuda pensionsi energeetika sektorist. Ja ma palun Leiboristliku partei riiklikul täitevkomiteel koostada ajakava, mille kohaselt kandidaatide esitamine algab 9. juulil ja lõpeb enne suviseid parlamendipuhkusi. Kui valimised toimuvad, võimaldab see uuel juhil ametisse astuda enne, kui parlament septembris tööle naaseb. Jään peaministri ametisse kuni valimiste lõpuni ja teen kõik endast oleneva, et tagada korrapärane võimu üleandmine. Toetan oma järglast täielikult ja tingimusteta, teades, et ta saab selle toetuse. Briti on nüüd palju tugevam ja õiglasem riik kui see, mille ma 2 aastat tagasi üle võtsin. Paremini valmis tulevasteks väljakutseteks ning suudab tagada tööparteile teise ametiaja võimul. Et mõista, kui tormiline on poliitika Suurbritannias, siis see saab olema 7. peaministri vahetus viimase 10 aasta jooksul. Tööparteil, mida praegu juhib Keir Starmer, tuleb kiiresti valida uus juht, sest Ühendkuningriik seisab silmitsi majanduskriisiga, mille põhjustas USA sõda Iraani vastu. Miks lahkub Keir Starmer praegu? Asi on selles, et tööpartei on lihtsalt katastroofilise läbikukkumisega silmitsi seisnud. Kaotus maikuu kohalikel valimistel, mille tulemusena kaotasid leiboristid kontrolli Walesi parlamendi üle. Ja juba kohalikud eksperdid, britid, kinnitavad, et need olid leiboristide ajaloo halvimad tulemused Šotimaa valimistel. Ja need samad kohalikud valimised viisid selleni, et üle kogu riigi kaotasid leiboristid enam kui 1200 saadiku kohta. Kuid mitte ainult valimised ei mõjutanud hinnangut. Võib öelda, et nii Donald Trump kui ka tema presidendi aeg mõnes mõttes uputasid ka Starmeri poliitilise karjääri. Näiteks Suurbritannia suursaadiku Peter Mandelsoni vallandamine Ameerika Ühendriikides tema seotuse tõttu skandaalse Jeffrey Epsteiniga põhjustas negatiivse reaktsiooni.
Kuid varsti pärast seda sai teatavaks, et Keir Starmer kinnitas siiski Mandelsoni kandidatuuri, hoolimata sellest, et ta ei läbinud julgeolekukontrolli. Üldiselt oli suur skandaal. Mandelsoni seosed Epsteiniga olid juba avalikuks tulnud. Väidetavalt teadis Starmer sellest ja ütles, et las ta olla ikkagi Suurbritannia esindajana USA's. Pärast seda distantseerus Starmer neist paljastustest ja teatas, et oli täiesti raevunud selle üle, et tema valitsuse liikmed edendasid Mandelsoni määramist hoolimata riskist. Ta nimetas seda andestamatuks ja väitis, et ta polnud üldse kursis. Kuid paljud ei uskunud siis Starmerit, kuid Starmer valis Mandelsoni mitte niisama. Vaatamata tema sidemetele Epsteiniga arvas Starmer, et Mandelsoni kogemus kaubanduses aitab tal orienteeruda USA presidendi Donald Trumpi kavandatavas tariifipoliitikas. Mandelson töötas Epsteiniga, Epstein töötas Trumpiga. Lisaks töötas Mandelson finantsistidega, kes samuti töötasid Trumpiga. Ja vastavalt sellele aitab ta tal üldiselt mõista Ameerika presidendi mõttemaailma. Pärast seda, kui said teatavaks Mandelsoni ja Epsteini suhete üksikasjad, vallandati Mandelson 2025 aasta septembris ning hiljem arreteeriti ta kahtlustatuna ametiseisundi kuritarvitamises, sealhulgas võimalikus ärisaladuste lekkimises samale Epsteinile. Aga Starmer lahkub ja tema asemele tuleb täiesti uus, samuti leiborist. Peamine kandidaat on suur Manchesteri linnapea Andy Burnham ja see pole lihtsalt hea, vaid suurepärane uudis Ukrainale ja edasi ma räägin teile miks. Kõike, mis puudutab Ukrainat, toetas Andy Burnham täielikult. Ta oli aktiivselt kaasatud Ukraina humanitaarabisse alates metsikute pesemata venelaste täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Täiemahulise sõja teisel päeval kirjutas Burnham oma Ukraina kolleegidele linnapeadele, et avaldada oma toetust ja solidaarsust. Ja siis kirjutas ta järgmist. Ma kirjutan, et väljendada oma šokki, kurbust ja nördimust seoses jätkuva sissetungiga Ukrainasse. Suur Manchesteril on tugevad sidemed Ukrainaga ning meie piirkond on koduks tuhandetele Ukraina päritolu inimestele. Kogu meie elanikkond on sel raskel ajal solidaarsed teiega ja teie kodanikega. Sellest ajast peale on Burnham ja tema linn korraldanud palju korjandusi Ukraina abistamiseks. Humanitaarabi kogumised, rahalised annetused ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. 2024 aastal meenutas Burnham Venemaa täiemahulise sissetungi teise aastapäeva ajal Ukraina vankumatut toetamist. Tema tsitaat. 2 aastat tagasi andsime Ukraina rahvale lubaduse, et seisame koos nendega ning meie linnapiirkond ei viska sõnu tuulde. Me näeme teid, me võtame teid vastu, me jätkame teie vastuvõtmist siin ja oleme teiega nii kaua kui vaja. Lisaks on Burnham avalikult öelnud, et tema ja suur Manchester tunnistavad Nõukogude Liidu poolt aastatel 1932-1933 ukrainlaste vastu toime pandud massimõrva, tuntud kui holodomor, just genotsiidina. Huvitav on see, et Andy Burnham koos Lvivi linnapea Andrei Sadovi ja Liverpooli juhi Steve Rotherhamiga asutasid niinimetatud purustamatute linnade võrgustiku Unbroken Cities Network. Ja see võrgustik loodi veel ühe projekti toetamiseks, projekt Purustamatud. See on Ukraina riiklik rehabilitatsiooniprogramm, mis on loodud selleks, et aidata riigil ületada sõjast tingitud füüsilisi ja psühholoogilisi traumasid. Eelkõige muidugi Ukraina sõjaväelastele. Ja juba aprillis võttis Burnham vastu enda juures külalisteks Lvivi linnapea Andrei Sadovõi ja Butša linnapea Anatoli Fedoruki. Lisaks lõi suur Manchesteri linnapea koos Põhja-Inglismaa partneritega 2022 aastal algatuse United for Ukraine. Organisatsiooni veebilehel avaldati nimekiri kvaliteetsetest tööpakkumistest tööandjatelt, kes on valmis ukrainlasi toetama. Ja see sama veebileht suunas inimesi ka teiste teenuste juurde, nagu tasuta inglise keele kursused, pangakontode avamine, nõustamine rahanduse, eluaseme, lastehoiu küsimustes ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Üldiselt oli see baas ukrainlastele, kes saabusid Suurbritanniasse pärast täiemahulise sõja algust, et nad saaksid kõik vajalikku kohe ühest kohast leida.
ja mainin ka, et Andy Burnham on juba varem püüdnud saada tööpartei juhiks. Ta kandideeris 2 korda ja kaotas mõlemal korral. Aga nüüd võib see olla see juhus, kui öeldakse, et 3. kord toob õnne. Pärast Keir Starmeri tagasiastumist koondusid paljud leiboristide parlamendiliikmed vastvalitud Makerfieldi saadiku ümber. Ja siin on oluline märkida, et esimese tõsise takistuse teel Downing Streetile ületas Burnham juba eelmisel nädalal, võites Makerfieldi vahevalimised. Edestades teiseks jäänud Reform UK kandidaati. Nüüd võib just tema saada Suurbritannia uueks peaministriks. Aga siin ilmub, nagu öeldakse, huvitav süžeepööre. Asi on selles, et Reform UK juht Nigel Farage on juba kutsunud üles enne tähtaegseteks valimisteks peaminister Keir Starmeri tagasiastumise taustal. Farage'i sõnul ei saa parteid lihtsalt niisama peaministreid oma suva järgi vahetada. Lõppude lõpuks hääletavad valijad valimistel mitte ainult erakonna, vaid ka konkreetse inimese poolt, kes saab partei võidu korral peaministriks. Seetõttu meenutab peaministri vahetamine partei sees Farage'i sõnul banaanivabariiki, kus üldvalimiste ja demokraatia põhimõtted on devalveerunud. Siinkohal märgin ka, et sedasama Nigel Farage'i toetavad väga aktiivselt Ameerika parempoolsed. Teda toetab Donald Trump. Teda toetab Anna Paulina, kes on kongressinaine, kes kutsus hiljuti Venemaa saadikud Ameerika Ühendriikidesse. Ja nad kõik astusid välja Keir Starmeri vastu ning tahaksid, et Nigel Farage, teate küll, tuleks võimule samasuguse parempoolsena. No vaatame, mis edasi saab. Nii, aga mis puudutab Burnhamit, siis see on Ukraina jaoks hea uudis. See tähendab, et nii Ukraina kui ka Euroopa jaoks. Euroopa jaoks ei muutu Suurbritannia seisukoht. Tööpartei on alati olnud ja jääbki Ukraina poolele. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, pange saatele like ja ärge unustage vajutada kellukesele. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, tehes mis tahes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide või rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõigile head aega!